Tere! Kuidas siis ikkagi seda õppeaastat alustada nii, et kohe algusest peale oleks endal õpetajana hea olla, lapsel oleks hea olla, perel oleks hea olla ja koos kolleegidega oleks ka hea olla. Miks hea olla? Sellepärast, et nagu me teame, siis õppimine algab ju headest suhetest ja sellest, et meil on turvaline olla ja turvaline ongi siis olla, kui suhted on head. Mina ise olen siis Maili Liinev ja olen töötanud koolis õpetajana, eripedagoogina ja olen siis ka, mul on olnud hea võimalus siis ka superviisori ja nõustajana õpetajaid toetada. Ja täna ma olen pannud siis kokku väikese, lühikese, hästi praktilise minikoolituse, kus ma räägin siis sellest, et mida me saaksime ikkagi siis kohe alguses teha, millel hoida fookust, et see õppeaasta kujuneks siis kenasti. Muidugi iga teema on väga palju pikem, kui ma täna siin mainin, aga siiski väike ülevaade. Võib-olla kõigepealt tahan öelda seda, et eks kõik algab ju meie enda valmisolekust ja meie suhtumisest, et kui ma alustavaid õpetajaid toetan, siis kõige rohkem, mis nad ütlevad, et hirm on ja võib-olla isegi mitte niivõrd selle ees, et mis hakkab toimuma ja mitte laste ees, vaid just vanemate ees, et on hästi palju hirmsaid lugusid olnud, kus vanemad on hirmsad ja kurjad ja võib-olla mõne kolleegi ees on hirm ja kuidas üldse hakkab asi siis välja nägema. Et ma arvan, või mina olen ise mõelnud, et kõige olulisem on ikkagi enda jaoks nagu see enda häälestus, et just kui me hakkame pilli mängima, siis me ka kõigepealt häälestame selle pilli ära, et õpetaja ise ka, et hästi rahulikult toimub see väljatulek sellest puhkuselainest ja on väga selline mõnusalt eesmärgistatult see kooliaasta algab ja fookus kindlasti sellel enesehoiul ja tasakaalul, sellepärast et kui me tahame ja peamegi ju lapsest õppijast lähtuma, siis selle väga oluline osa ongi see, et ma ise jälgin iseennast, oma emotsioone, oma tundeid, et ainult nii me saame siis seda väikest õppijat toetada. Ja kindlasti jälgida seda, et see enda elurõõm kuidagi siis ära ei kaoks. Muidugi kindlasti on olukordi, nagu me toetame laste erinevaid emotsioone ja aitame neil oma emotsioonidega toime tulla, siis ka ennast toetame selliselt, et me saaksime siis hakkama. Ja mulle meeldib alati mõelda niimoodi, et võiks olla mingi plaan. Et plaanid ongi selleks, et meil on plaan, me hakkame minema ja kui ei lähe selliselt, siis on väga mõnus seda ju muuta või mis mõnus, peabki muutma, et haridusasutuses töötamine, koos lastega töötamine tähendabki pidevat kohanemist ja muutmist, aga see ongi võimalik siis, kui endal õpetajal on plaan, strateegia, mis põhineb siis väärtustel ja põhineb sellel, mida ma tahaksin teha. Nii et see, mis ma praegu rääkisin, on siis selline õpetaja enda selline analüüs, enese häälestumine, kui eneseanalüüs tekitab hirmu ja tekib õudne tunne, siis mul on ka minu veebipoes maililiinev.ee lehel on mõnus koolitus õpetaja eneseanalüüs ja refleksioon, et kui on huvi, saate osta. Mis edasi võiks olla? Fookus kindlasti suhetel. Et kui õpetaja alustab seda planeerimist, et kuidas ma siis alustan seda, ega siis 1. septembrist sai alga, et see on ikkagi juba augusti lõpus ju me mõtleme asju, siis minu arust ja loomulikult ka teaduslikult on tõestatud, et me peaksime keskenduma suhetele. Just nimelt selles mõttes suhetele, et me saame aru, et kontakt lapsega on hästi oluline, kontakt perega on väga-väga oluline, kontakt oma nende kaastöötajatega, kolleegidega on väga-väga oluline. Et kui meil on need kontaktid olemas, siis meil on kõik võimalik, et see suhetele fokusseerimine on väga oluline, aga see ei ole nüüd midagi sellist, et lihtsalt fokusseerin, vaid need on siis konkreetsed tegevused, mida me võiksime teha. Ja võib-olla hakkamegi siis vaatama niimoodi sammhaaval, et kui me kõigepealt jõuamegi siis selle minikoolitusega suheteni, aga ennem kui me suheteni